Räägime sedapuhku sellest, kuidas tekstile lisada tabeleid, skeeme, pilte ja kuidas internetist õige litsentsiga fotosid leida. Alustame võib-olla internetist pildi otsimisega. Mul on tekstil hiirekursor ootamas, aga ma lähen siit alla ja lähen Google Chrome ja otsin enda loole sobiliku pildi. Kindlasti teen siin pildi valiku lahti. Seda, et ma teada saaksin, missuguse litsentsiga ta on, ma avan siin tööriista nupu kasutusõigustega ja need litsentsid on niisugused, mis lubavad, mis õigustega nad mul oma töös pilti kasutada. Siin on taaskasutamiseks muudetud kujul ja siin on taaskasutamiseks mitteäriliseks ja muudetud kujul. Märgistatud on mitteäriliseks taaskasutamiseks, see tähendab, et just nagu oleks see meile sobilikud siin. Ja märgistatud on taaskasutamiseks. Kindlasti kõik need load ja litsentsid on selleks, et kui me neid pilte kasutame, me peame viitama siis kas või sellele veebiallikale, kust me oleme fotos võtnud. Nii, ja mitteäriliseks taaskasutamiseks ja muudetud kujul. Ega me väga muutma ei hakka, aga ma püüan leida niisuguseid. Nüüd me teame, et litsents on meile antud. Näiteks mina võtaksin siit, avaksin selle raamatu ja et mina seda pilti endale saan võtta, siis ma kuvan kujutise. Nüüd, kui on vaja kujutise ehk pildi veebiaadressi, siis see ongi veebiaadress. Ja ma rõhutan veel korra, et pildi veebiaadress lõpebki faili laiendiga. Ma teen siit praegu parema klõpsu, vasakuga copy ja panen enda pildi nüüd siia parem klõps ja vasakuga kleebi. Pilt on olemas, pilt on suur, pilti vähendame nurga nupust ja niimoodi ta meil siin sobib. See on siis, kui pilt jääb meile teksti sisse. Ja nüüd oleks vaja meil toimetada järgnevalt. Kõik need pildid, tabelid ja skeemid peavad saama endale pealdise, mida nimetatakse selles programmis ehk pealkirja või allkirja. See pilt on meil aktiivne ja me paneme siin menüüst aktiivseks viited. Ja nüüd on lisapealdis. Hetkel on meil siin praegu sildiks joonis. Meil on aga tegemist fotoga. Nii, on kohe numeratsioon olemas. Paneme siia selle punkti ja me tõesti peaksime vaatama, kust on see Wikimeedia, kust on see pärit. Ehk et hetkel meie jaoks on fotoautor Wikimeedia. Wikimeedia on fotode ja piltide keskkond. Nii, ja nii. Hetkel on meil see lisa. Lisame teise foto veel. Võtan lahti, arvan, võtan selle. Nii. Jakob Hurt, 1866. Pildi peal kopeerin,
oma tööle. Teen ta veidi väiksemaks ennem. Kui teie pildid lähevad lisasse, siis nad võivad olla ka suured. Nii, teeme nüüd jälle viited, lisapealdis. Ja sellele ma tahangi praegu tähelepanu juhtida. Programm loeb ise need fotod ja tabelid üles ja paneb numeratsiooni. Ja lisame. Tegelikult võiks need viited ka automaatse musta värviga vormindada, kuid ei ole oluline. Lisame tekstile nüüd ka skeemi. Hetkel ma näen, et siin on loetelu, aga selle sama loetelu võime asendada skeemiga ja neid skeeme saab Wordi programmis korralikult luua. Lisa ja kasutame SmartArt. Ja kui me siit leiame enda jaoks mingisuguse sobiva, nii, no kui ma võtaksin praegu selle, näeb ta välja niisugune. Ja keskele võin ma panna näiteks rahvaluule. Siis mis liiki neid on. Nii, aga selle kujundi ma kustutan lihtsalt kustutusklahviga ära. Ja tema välimust, skeemi välimust me saame siin paneeli peal muuta. Kui soovime värvilist, siis võime võtta värvilist. Kui me soovime tema graafikat rohkem muuta, see on valikute küsimus. Nii. Ja saame seda ka suuremaks teha. Ja kuna on tegemist jällegi skeemiga, siis peaksime viitama sellele, panema pealdise ja nüüd tahangi näidata, et tegemist ei ole enam fotoga. Võtame siltide nimekirja lahti, ei ole joonis, ei ole tabel ega võrrand. Ma nimetaksin seda skeemiks ja siit on võimalus panna uus silt. Ja skeem 1 on meil olemas ja jaotus või liigitus. Ja niimoodi on meie lugu natukene loetavam, atraktiivsem. Samas aga tekstist võime selle kirjaosa ära kustutada. Nüüd vaatame, kui vaja on, kuidas me paneme tabeleid. Tabeli loomine on lihtne. Kui ma siin mingi tabeli endale üles sean, nimetan mingi sisuga, nii, aga tegelikult jällegi on tabelile vaja seesamune pealdis, viidata teda. Võtame ikka siit tööriba pealt viited. Ja jällegi vaatame, kas on meil valida siin õige silt. See sobib
ja kohe meil on esimene tabel, kuna ennem ühtegi varem pole ja paneme siia siis enam tabelit ei pane. Seda nimetust ma tõesti praegu välja ei mõtle. Tabeli nimetust tuleb siia üles panna ja tekib jälle tabelile siia üles. Samas aga kui me teeksime ja meil on nõuded, et on all, siis meie vaatame, kuhu me saaksime endal selle paigutada. Valitud üksuse alla. Nii. Nüüd on tekkinud meil 2 pealdist. Ülemise kustutame ära. Teen aktiivseks ja klaviatuuri pealt parema kustutusgraafiga see väike delete nupp, mis kustutab paremalt poolt. Sellega on meil nüüd ka tabel lisatud. On pilte numereeritud ja lisatud oma pealdistega ja skeeme. Soovin teile head loovtöö kujundamist.